Tere! Täna me jätkame siis sellega, mida me lõpetasime teisipäeval. Ehk siis me tegime ühe väga ilusa konstruktsiooni, geomeetrilise konstruktsiooni ja märkasime seal joonise peal väga palju huvitavaid asju. Ja siis täna me vastame nendele küsimustele, mis meil teisipäeval tekkisid. Ehk siis me päriselt nagu tõestame neid asju, mida me märkasime, ehk siis meie hüpoteesid, mida me püstitasime, need saavad selle tunni käigus tõestatud. Aga esiteks siis meenutame, milles see konstruktsioon meil seisnes. Esiteks me alustasime lihtsalt mingi ringjoonega, kuhu oli nagu sisse joonistatud üks kolmnurk, mida me nimetasime nagu tavaliselt ABC-ks. Aga pärast seda, mida me tegime, esiteks me konstrueerisime selle kolmnurga sisse ringjoone keskpunkti ja kui te tahate seda täpselt teha, kasutades siis sirklit ja joonlauda, siis nagu üks konstruktsioonidest, mida ma ka pakkusin seal dokumendis, oligi see, et me tähistame selle kaare keskpunkti, olgu see M ja siis see AM on täpselt meil nurgapoolitaja. Ma väga halvasti muidugi praegu joonistasin, sest mul ei ole joonlauda praegu. Aga jah, see on meil nurgapoolitaja ja siis me saame lihtsalt võtta meie sirkel, panna selle terav ots punkti M ja joonistada ringjoon raadiusega BM ja keskpunktiga M. Ja siis tema lõikepunkt selle sirgega AM, mis on meie nurgapoolitaja, ongi meie siseringjoone keskpunkt. Okei, ehk siis esimene samm oli lihtsalt see, et me konstrueerisime juurde meie siseringjoone keskpunkti, mis on nagu täitsa nagu tavaline asi, mida me juba oleme teinud seal varem. Aga see, mis pärast seda tuli, see oli siis juba uus asi, mida me pole varem teinud. Me pikendasime need kolmnurga küljed ja joonistasime välisnurkade poolitajad. Et nagu ma ütlesin seal dokumendis, kui teil on olemas nurk, siis tema välisnurk on lihtsalt see nurk, mis tekib, kui me pikendame seda sirget. Ja vaatleme põhimõtteliselt selle nurga vastand nurga. See ongi meie välisnurk. Ja siis välisnurga poolitaja ongi, nagu see nimetus ütlebki, selle välisnurga poolitaja. Ehk siis me võtsime need poolitajad ja nende lõikepunkt, seda me tähistasime sellise tähistusega, et I alaindeksiga A. Ja need on meil nurgapoolitajad. Ja seda me tegime iga külgede paari jaoks. Saime mingid lõikepunktid. Siin me saime I indeksiga B. Ja siin me saime I indeksiga C. Ehk siis meil tekkis selline uus suur kolmnurk IA, IB, IC, mille kohta me märkasime, et tegelikult nagu need selle välisnurga poolitaja vist ühtib, selles mõttes ühtib, et vist nagu punktid IA, C ja IB, nad vist lihtsalt vaadates seda täpset joonist, mis me tegime joonlaua ja sirkliga, nagu tundus, et need punktid IA, C, IB ja IA, B, IC ja IC, A, IB, nad võiksid olla ühel sirgel. See oli siis esimene tähelepanek, mida me märkasime ja mida me tegime. Aga teine tähelepanek oli seotud siis sellega, et vist tundus, et esiteks, et ka need punktide kolmikud nagu BI, IB, AI, IA ja CI,
IC on ühel sirgel, kusjuures need nagu see sirge IBB ja IAA ja ICC, no tundub, et need on selle suure uue kolmnurga kõrgused. Aga see oli lihtsalt hüpotees, mida me püstitasime vaadates joonist. See ei ole mingi nagu range tõestus, niimoodi matemaatika ei tööta. Iga väite taga seisab mingi konkreetne arvutus. Ja praegu me siis katsume kõik need omadused ära tõestada. Aga alustame ühest lemmast, mis meid kõvasti hiljem aitab. Ja see lemm on järgmine. Ja ma joonistan ka pildi. Et meil on jälle kolmnurk ABC. No see väide kehtib igas kolmnurgas. Ja siis ja nurga A poolitaja, ehk siis kui me joonistame nurga A poolitajad, bissektriks ugla A, ning kui me joonistame selle nurga A välisnurga poolitaja, siis väide on selline, et tegelikult need kaks sirged, see on siis selle nurga poolitaja ja see on siis selle nurga poolitaja. Ja siis väide on selline, et need kaks sirged peavad olema risti, ehk siis nende vahel on täisnurk. Ja tegelikult, no ma kirjutasin siia nurga A, aga no see tegelikult nagu kehtib iga kolmnurga tipu jaoks, sest no me võime lihtsalt need tipud ümber tähistada. See, et see tip on A-ga tähistatud, see nagu ei mängi siin üldse suurt rolli. Ehk siis see väide kehtib iga tipu korral. Aga võib-olla te juba näete, miks need kaks sirged peavad risti olema. Tõestus on tegelikult päris lihtne. Paneme tähele, et kuna see oli selle külje pikendus, siis see on meil sirgnurk, razvernuti ugel. Ja see sirgnurk koosneb 4 nurgast. Alfa, alfa, beta ja beta. Ehk siis me paneme tähele, et meil kehtib järgmine võrdus. Alfa pluss beta. Ja lihtsalt võtame kõik need 4 nurka, mis moodustavad koos selle sirgnurga. Ja me teame, et see peab olema võrdne 180 kraadiga, sest see ongi meie sirgnurga väärtus. Aga kuna meil on nii beta kui ka alfa siin selles summas 2 korda, nad esinevad seal, siis me saame kirjutada selle võrduse sellisel samaväärsel kujul. Ja nüüd me lihtsalt jagame mõlemad selle võrduse pooled 2-ga läbi ja saame, et tegelikult alfa pluss beta on meil 90 kraadi. Ja kui me vaatame siis tähelepanelikult pildile, siis me näeme, et selle sisenurga poolitaja ja välisnurga poolitaja vahel ongi täpselt alfa pluss beta. Ja siin me näitasime, et see alfa pluss beta tegelikult võrdubki 90 kraadiga. Järelikult see lemma on meil tõestatud. Ja nagu ma ütlesin, see ei ole ainult nagu loomulik, see ei ole omane, mida ma ütlen, see ei ole loomulik ainult nagu selle tipu A jaoks, vaid sama tõestus kehtib ka iga teise tipu korral. Ehk siis tegelikult nagu kui me siia joonistame nurga poolitaja ja joonistame siis nurga B välisnurga poolitaja, siis need on ka risti, nagu siin tekib meil täisnurg ja samamoodi siin. Kui siin meil oleks nurga poolitaja, siis selle välisnurga poolitajaga oleks ta risti. See oli siis esimene lemma, mis meid kõvasti hiljem aitab. Teine fakt, mis on väga oluline, mis on tegelikult üks nendest omadustest, millest me alguses rääkisime, on see, et see I indeksiga A peab asuma
siis nurga A poolitajal. Ehk siis teisisõnu see tähendab seda, et kui me tõmbame sirge punktide A ja IA vahel, siis see täpselt peab tulema meie nurga A poolitaja. Ja kuidas me seda saame tõestada? Selleks meenutame, kuidas me saame defineerida nurga poolitaja. Meil oli selleks 2 viisi. Sellest me rääkisime, oktoobris sellest me rääkisime. Et nagu ühest küljest, kui teil on olemas nurk, siis muidugi te võite mõelda nurga poolitajast kui lihtsalt sirgest, mis jaotab selle nurga 2 võrdseks osaks. See on täitsa nagu okei viis sellest mõelda, aga mõnikord on kasulikum mõelda siis teistsuguse nurga poolitaja definitsiooni peale. Ja me sellest ka rääkisime, et tegelikult nurga poolitaja on punktide hulk, täpselt nende punktide hulk, mis asub nurgahaaradest samal kaugusel. See tähendab seda, et kui teil on nurgapoolitaja ja te valite ükskõik millise punkti selle nurgapoolitaja peal, siis kaugus sellest punktist nurgahaaradeni on sama. Ehk siis kõik need punktid asuvad siis nendest nurgahaaradest samal kaugusel. Ja tegelikult see nurgapoolitaja on kõikide nende punktide kogum. Et kui teil on olemas punkt, mis seda rahuldab, siis ta kindlasti asub nurgapoolitajal. Ja seda me praegu kasutamegi. Meenutame, et tegelikult see I-indeksiga A oli meil defineeritud kui nende 2 nurgapoolitajate lõikepunkt. Kuna punkt I-indeksiga A asub sellel nurgapoolitajal, siis kaugus sellest punktist selle nurgahaaradeni peab olema sama. Ehk siis kui me tõmbame ristsirgele BC ja ristsirgele AC, siis selle nurgapoolitaja omaduse põhjal peavad need lõigud olema sama pikkusega. Aga vaadake, see punkt I-indeksiga A, ta asub ka sellel nurgapoolitajal. Kuna ta oli nende 2 sirgete lõikepunkt, siis tegelikult ta asub korraga nii sellel nurgapoolitajal kui ka sellel nurgapoolitajal. Ja kuna ta asub sellel nurgapoolitajal, siis kaugus sellest punktist juba selle nurgahaaradeni ka peab olema üks ja sama. Aga meil on olemas juba üks kaugus, see on see projektsioon. Ehk siis kui me tõmbame veel ühe ristsirge juba sellele küljele, siis kuna ta asub nurgapoolitajal ja jälle kasutame seda omadust, me saamegi, et see lõik siin, see ristprojektsioon peab ka olema sama pikkusega, mis kõik need sirglõigud. Ehk siis mida see tähendab? Paneme tähele, et kaugus punktist IA külgedeni AC ja AB on sama. Ja see tähendabki seda, et see punkt IA asub nurga A poolitajal. Kuna nurga A poolitajal asuvad täpselt kõik need punktid, mis asuvad mõlemast külgest sama kaugel. Ja see punkt kindlasti on üks nendest, nagu me siin näitasime. Ehk siis see tõestabki ära, et see on meil tegelikult nurga A poolitaja. Ehk siis kui me lisame siia pildi peale veel need, kui me lisame juurde punkti I, siis kuna punkt I ta asub kõigil kolmnurga poolitajal korraga, kuna ta on nende lõikepunkt, siis AI ja A kindlasti asuvad ühel sirgel. Ja samamoodi, täpselt samamoodi arutades on võimalik näidata, et ka
et no kui me vaatleme näiteks seda IB-d, siis see IB ka asub meil sirgel BI. Kuna BI on juba nurgapoolitaja, siis no me võime täpselt sama arvutlust korrata ka selle punkti IB jaoks ja siis jõuda järelduseni, et see on nurgapoolitaja ja siis samamoodi teha punkti C korral. Aga praegu ma juba tahan tõestada siis seda fakti, et tegelikult meil punktid IA, C ja IB asuvad ühel sirgel. Okei, lisame joonisele no kõik ülejäänud punktid, mida meil veel hetkel joonisel ei ole. Siin on meil I indeksiga B ja siia paneme veel I indeksiga C. Kuidas me saame näidata, et IB, C ja IA on ühel sirgel? Kui me suudame selle ära näidata, siis no täpselt sama tõestus loomulikult ka kehtiks kõikide ülejäänute kolmikute korral. Et siis meil piisab tõestada seda ainult siis nende kolme punktide jaoks, nende kolme punkti jaoks. Aga paneme tähele, see on meil defineeritud kui nurga C välisnurga poolitaja ja IC on selle, no lihtsalt selle sisenurga poolitaja. Ja meie eelmise lemma põhjal me teame, et need kaks sirget on risti. Tegelikult nagu see nurk siin on meil 90 kraadi. Aga no, me ju teame, et kuna IB oli ka defineeritud kui välisnurkade lõikepunkt, siis need nurgad siin on ka sama suurusega. Ehk siis see on nurga C selline välisnurga poolitaja, ehk meil on tegelikult nagu kaks välisnurka. Ja see on samamoodi siis selle sisenurga poolitaja. Ja siin kehtib sama tulemus, sama lemma, mis ütleb meile, et tegelikult need kaks sirget peavad olema risti. Ehk siis ka see nurk siin on 90 kraadi. Aga no paneme tähele, et 90 kraadi pluss 90 kraadi on 180 kraadi. Ehk siis see on sirgnurk. Mis omakorda tähendabki, et punktid IA, C ja IB asuvad ühel sirgel. Ma praegu eriti palju, ma üldse seda tõestus ei pannud kirja nagu sõnadega siia. Aga ma julgustan teid üritada nagu ise mõelda selle peale, et miks see kõik kehtib. Ja võib-olla vaadata siis veel kord minu põhjendust, sest tegelikult see põhjendus lihtsalt seisneb selles, et meil on siin 90 kraadi ja siin 90 kraadi, järelikult see nurk on 180 kraadi, mis on põhimõtteliselt samaväärne sellega, et need kolm punkti asuvad ühel sirgel. Et selles tõestuses tegelikult ei ole eriti midagi rasket. Ja siis täpselt samamoodi me näitame, et tegelikult need punktid kõik on ühel sirgel ja kõik need punktid on ühel sirgel. Ja meil jääb siis ainult tõestada, et punkt I on tegelikult kõrguste lõikepunkt, aga see on peaaegu juba meil käes. Kuidas seda saab siis ära tõestada, aga tegelikult väga lihtsasti. Et me ju tõestasime, et tegelikult meil IA, I ja A on ühel sirgel ja sama tõestus ka kehtib nende punktide korral ja nende punktide korral. Ja samamoodi me teame, et kuna sisenurga poolitaja ja välisnurga poolitajad on veel risti, siis kõik need nurgad on tegelikult täisnurgad. Ja voilà, see ongi selle tõestuse lõpp. Me teame, et välisnurga poolitaja ja sisenurga poolitajad ongi omavahel risti. Ja need kõik kolm sirget on selle kolmnurga jaoks kõrgused
ja need kõik sirged lõikuvad punktis I. Ehk siis see näitabki, et et I on selle suure kolmnurga jaoks mitte siis siseregiooni keskpunkt nagu selle ABC kolmnurga jaoks, vaid see on kõrguste lõikepunkt. Ja minu meelest on väga ilus fakt ja tõestused ei olnud ka nagu eriti keerulised. Ehk siis ma soovitan teile ja veel kord iseseisvalt mõelda selle peale, et miks kõik need nagu arutlused ja mõttekäigud kehtivad. Ja ja lihtsalt natukene nautida siis seda ilu. Okei, võib-olla see joonis, mida ma nagu käsiti joonistasin, see ei ole kõige kaunim joonis maailmas. Aga selles teisipäeva dokumendis on olemas nagu juhend, kuidas saab joonlaua ja sirkliga seda konstrueerida. Loodetavasti te seda proovisite teha ning teil õnnestus. Ja selles dokumendis on ka olemas nagu arvutis tehtud joonised sellest konstruktsioonist. Ja minu meelest on lihtsalt ilus, kui me alustame ühest kolmnurgast ja mingisuguse nagu punktiga selle kolmnurga sees. Praegu me valisime selleks punktiks siseregiooni keskpunkti. Ja me kuidagi nagu konstrueerime mingite reeglite järgi uue suurema kolmnurga ja juba selles suuremas kolmnurgas see punkt, mis oli siseregiooni keskpunkt selle väiksema kolmnurga jaoks, nagu muutub juba kõrguste lõikepunktiks. Et see on minu meelest päris huvitav ja üllatav. Ja see oli siis selline tund, pisut teoreetiline, palju tõestamist, aga loodetavasti see oli teie jaoks huvitav. Näeme siis järgmisel nädalal ja toredat päeva teile!